Sealt ülevalt tornist vahti pidades ja alla vaadates märkasin, et tänavad on kuidagi inimtühjad. Mul tekkis justkui déjà vu. Oleksin sattunud nagu aastasse 1571, kus samamoodi vahti pidades ja alla vaadates märkasin, et vanalinn on inimestest tühi. Tollel aastal laastas Tallinna must surm ehk katk. Nüüd tulingi ma ülevalt alla vaatama, kas linnarahvaga on ikka kõik korras ja linna õhk puhas. Seis, Toomas! Tere! Naerata! Võtte tehtud! Väga tubli! Tere siis ka! Tere! Mina olen Peeter. Peeter? Inimesed kutsuvad mind ka Fotopeetriks. Tere! Vaata, mis uhke jalgadega masin naabrimehel siis ka on. Ja see on tubli tükk. Selle aparaadiga saab kõik ümberringi üles võtta. Ja kui selline uhke külaline, nagu sina, vana Toomas, linnatänavatel ringi jalutad, siis peab seda ju jäädvustab. Ja ma tulin ülevalt alla vaatama, et kas teil siin ikka kõik korras on. Hing kriipis isegi tuulevaikse ilmaga ja süda ei andnud enne rahu, kuid pidin tulema alla vaatama. Aga ei tea, siin raekoja taga on ikka olnud sellist lõbusat ruigamist. Põrsaid pole praegu nähagi. Ja siis ei ole see armas vana Toomas tõesti tornitipust sajandeid alla saanud. See ruigamine lõppes siin õige mitusada aastat tagasi juba ära, sest raeisandatele ei meeldinud, kui sead ruigasid ja pikantseid aroome levitasid. See asi keelati trahvi ähvardusel raehärrade poolt ära. Ja see jutt on sul õige. Raekoda, see on ju linna süda. Või õigemini võiks öelda linnapea. Siit juhiti ju linna poliitikat, majanduslikku ja seltskondlikku elu. Samuti on Raekoda kohtupidamise paik. Ja, Toomas, selles on sul õigus. Olen minagi õigusest ja õiglusest alati lugu pidanud. Tallinnas kehtis 1248. aastast Lübecki linnaõigus ja kõik pahateod said linnas selle õiguse järgi karistatud. Siis ehitati ka siia Raekoja taha see raevangla hoone. Muide, Toomas, kas sa tead, et see on Euroopas vanim spetsiaalselt vanglaks ehitatud hoone? Aitüma sulle, hea Toomas. Ja. No, siin polegi nii hirmus paik, kui ma kartsin. Muidugi, Toomas, ja ega sina midagi kartma peagi, sest pole sa ju midagi kurja korda saatnud. Aga 700 aastat tagasi hoiti siin kurjategijaid kinni ja mõnikord päris pikka aega, sest alati polnud kuriteo asjaolud selged ja kohtufoogt pidi mitmeid tunnistajaid üle kuulama. Aga kus see päris vangikong siis on? Näed, üks on siin. Sellest kohast siin vangla alguse saigi. Siin peeti kinni kurjategijaid, keda oli vaja teistest vangidest eraldada. Ja alles hiljem 15. sajandil ehitati see 3-kordne hoone, mida me praegugi näeme. Aga läheme vaatame ülesse ka. Hea küll. Ohoo, siin on ju veel vähem vangla moodi. Jah, ega siin peale välis- ja siseseinte ju midagi algsest säilinud olegi. Ainult see uks on vanast ajast pärit. Ja üleval pööningul hoiti sellist kraami, mis niiskust kardab, ehk jahu ja soola. Ja eks seal pööningul oli ka vähem hiiri ja rotte. Ja loodan, et see muuseumirott ka ükskord
siia oma tee leiab. Näed, Toomas, siin on seinade küljes õige mitu raudrõngast, kuhu omal ajal kurjategijaid aheldati. Kas sa oskad arvata, missugune nendest rõngastest Rae vangla päevist pärit on? Ahaa, no ma vaatan järgi. No see tundub siin olevat ajahamba poolt kõige rohkem räsida saanud rõngas. Ma pakun, et äkki see? Väga õige, Toomas. Aga enne kui sa lähed, teeme sust ühe pildi, sest on ju tore jäädvustada see, kuidas vana Toomas ükskord Rae vanglasse lõksu jäi. Teeme ära. Naerata. Ja tehtud. Ja kui suursugused ja uhked tornid, tõeline kindluslinn. Pean tunnistama, et siit altpoolt vaadates paistavad nad palju võimsamad välja. Ja eks Tallinna alguseks loetaksegi seda, kui Taani kuningas Valdemar lasi siia oma kindluse ehitada. Ja kaitsemüürid, need räägivad palju. Aga kõige rohkem viga said nad ikkagi Liivi sõja ajal 16. sajandil. Siis mängisid linna kaitsmisel olulist rolli ikkagi suurtükid. Jah, näed, nagu suurtükkidest räägid, sealt tulebki valumeister Kort Hartmann. No tere, vana! Tere! Kas sind tüütas tornivahi amet ära või? Oh ei, tornivahi ametist mina ei loobu. Ma tulin lihtsalt siia alla vaatama, kas teil siin müüride vahel on ikka kõik korras. Korras. Kahurid seisavad vaikselt välja teenitud puhkusel, inimesed käivad, vaatavad, imetlevad. Ja siin see sinu kaunitar siis ongi. Punane lõvi. Vaata, teaks ta pauku ka teeb. Pauku teeb musta püssirohuga, tuleb palju valget suitsu. Aga see ei olegi päris punane lõvi, vaid selle täpne koopia. Õige punane lõvi viidi juba 19. sajandil Peterburgi. Ahaa, aga see on küll uhke kahur. Vaata siin puha kirjad peal ja mis siin kirjutatud on? Kirjas on: mind nimetatakse punaseks lõviks. Raudse kuuliga tulistan ma vaenlast 1559. Nii. Ja siin on linnavapid ja seal üleval minu nimetähed Kort Hartmann. Sa vaata, võimas. Palju sa neid iludusi jõudsid siis valadaga? Üle 30. Ma isegi ei mäleta täpselt, kui palju. Aga igal ühele panin siis oma nime ka. Ühe nimi on Kägu, teise nimetasin kibedaks surmaks. Kolmandale panin nime Punane lõvi ja ühe nimetasin iseenda järgi Kort Hartmanniks. Kohe enda nime järgi. Jah, just. Aga kui palju linnal kaitsmiseks neid müüride peale seada oli? Liivi sõja algul üle 200. Sõja käigus tuli neid aina juurde, aga palju täpselt oli, seda teadvis vist ainult linnakaitse ülem. See oli sõjasaladus. 1570. aasta augustis algas senistest kõige suurem ja pikem piiramine. 10 000 venelased, tatarlased ja hertsog Magnuse, kes oli ennast Liivimaa kuningaks kuulutanud, tema sakslased, kõik tulid linna piirama ja asusid seda varsti piiramissuurtükkidest ka tulistama. Ja see oli raske aasta. Siis möllas ju linnas katk. See oli linnaelanikele väga raske aeg. Ja piiramisega seoses tahan näidata sulle veel ühte tähtsat asja.
Ma tahtsin sulle näidata vaenlase kivist suurtükikuule, mis Kikendi köki seina sisse on müüritud. Sealt ülevalt vaadates ei ole ma neid tähele pannud. Viimase suure piiramise ajal Liivi sõjas tulistasid vaenlase piiramis suurtükid Tõnismäe poolt lastes Kikendi köki seina sisse suure augu. Nii suure, et härgade paarisrakend oleks võinud sealt läbi minna. Selle juures sai ka tornipealik, oli üks kingsepp surma. Hiljem, kui torn parandati, müüriti ka vaenlase suurtükikuulid sinna seina sisse. Ja raudkuulidest rist kõrgemal on siis hukka saanud tornipealiku mälestuseks. Tallinna linnamüürid seisavad olenemata riigis valitsevast olukorrast ikka vankumatult ja kindlalt edasi. Järgmine kord, kui pauku kuuled, pööra ennast Kikendi köki poole, siis saad aru, et punane lõvi kõneleb. Tere! Kas kaupmeheisand on kodus? Ei ole siin kedagi. Aga kes teie siis olete? Mina olen kummitus. Minu nimi on Kerstiine. Kummitus? Miks te siin siis kummitate? Ma elasin siin majas koos oma mehe Hans Viianti, meie laste Hansu, Jürgeni, Tonnise, Kristofferi, Viigeke ja Katariinekega. See oli ilus aeg. Ma ei ole kunagi suutnud siit päriselt lahkuda. Teil oli nii palju lapsi ja nii suur majapidamine. Kuidas te sellega kõigega toime tulite? Minu abikaasa Hans oli küllaltki jõukas ja nõukas mees. Ta oli bürgermeister ja kaupmees. Meie eluaeg oli minu meelest Tallinna kuldaeg. Kas sa teadsid, kui kuulus ja tähtis kaubalinn Tallinn kunagi oli? No ikka teadsin, sellepärast, et ülevalt tornist alla vaadates ma ju nägin, milline suur kauplemine Raekoja platsil käis. Tule, ma räägin sulle lisa. Ja läbi vaatame. Tallinna linn sai alguse umbes 800 aastat tagasi, kui Taani kuningas Erik Adraraha andis Tallinnale linnaõigused. See sündis 15. mail 1248. aastal. Ja üsna pea kutsuti Tallinnasse ka saksa kaupmehi ja Tallinnast sai suur ja õitsev kaubalinn. Läänemereäärsed kaubalinnad moodustasid omavahel ka liidu. Seda kutsutakse Hansaliiduks. Ja lisaks Tallinnale meie kandis kuulusid Hansaliitu ka Viljandi, Pärnu ja Tartu. See on Koge. Selliste laevadega kunagi Läänemerel kaupu veetigi. Ja Koge tunneb ära selle järgi, et see on suhteliselt väike puidust laev, mis on 1 või 2 mastiga. Kui tuul oli soodne, siis sai Saksamaalt Lübecki linnast Tallinnasse 4 kuni 6 päevaga. Ja siia laeva trümmi mahtus kõiksugu kaupa. Kõige tähtsam kaup, mida meie maal ei leidu ja tuleb laevadega sisse tuua, on sool. Tallinnas oli palju soolakaupmehi. Sellepärast öeldigi, et Tallinna linn on ehitatud soolale. Ja soolaga saab ka toitu säilitada.
Soolakala säilib palju kauem ja sünnib süüa kui värske kala. Lääne poolt toodi meile ka kauneid kangaid, näiteks siidi, sametit, võib-olla ka rauda ja heeringaid. Ja siis muidugi erinevaid vürtse. Ja siin on veel õlut ja veini. Ja meilt lääne poole viidi näiteks paekivi, aga ka puitu ja üks kõige tähtsam kaup oli siis karusnahk. Muidugi teravilja ja mett ja tõrva ja ka vaha. Vahast tehti küünlaid, millega siis kõik Lääne-Euroopa kirikud valgeks said. Nii, Toomas, ma annan sulle siit soola kaasa, et sa seal torni otsas paremini säiliksid ja nendele kõvadele tuultele vastu peaksid. Oi, aitäh sulle ja rahu sinu hingele. On kallis mulle kodupaik, nii hea on olla siin. Nii hea on olla siin, nii palju päevi ilusaid. Hei, mis kandi mehe oled? Tervist, tervist! Mis vahva kaabu teil on? Kiiver on see, tuuletõrjuja Kiiver. Ega teiegi peakad just ilmetoole. Kellega ma suhtlen? Mina olen Toomas, see vana, sealt tornist. Jaa, tervist! Mis siia kanti toob? Ma tulin siia oma kallist ema meenutama. Mu armas kallis Mai. Inimesed ütlesid ikka, et kalamai. No eks ta käis Toompeal kala müümas selle pärast. No jah, küllalgi ju kala nimi ja mu nooruses siin ju osasid maju kutsuti suisa nende omaniku nimi järgi. Et lutsumajad ja kilumajad ja see oli siis 1930-ndatel. Noh, siukest perekonna nimed olid. Jah, millega sa siin mere ääres ikka muuga tegeled kui kalade ja paatidega. Eks majad on siin küll nüüd ja teistsugused kui tol ajal. Esimesi kirjalikke teateid tuli siit juba 1374. aastal, aga eks enne sedagi leidus siin juba hingelisi. 1527. aastal loeti siin kokku juba 78 majapidamist ja 163 endale kindla tegevusega elatist teenivat isikut. Oli kalamehi, mündrikke, köiepunujaid, kõrtsmikke ja teisi käsitöölisi. Aga tuuletõrjujaid polnud. Väga oleks tarvis olnud. Muidugi, siin varem olid teistsugused majad. Küll ju mitu korda täienisti maha põletatud. Ja eks see oli suurte raehärrade otsus. Ega tuletõrjujad ei olekski saanud siin mitte midagi ära teha. Et kui vaenuväed sisse tulevad, siis poleks neil kusagil ööbida ega midagi röövida. Linn põletati päris mitu korda maha. Ja 1570, 1710 ja nii edasi. Ja, viimane kord mu teada põletati kõik maani maha Krimmi sõja ajal 1854. aastal. Pärast veel tükk aega polnud siin eriti mingit maju. Suured põllud ja karjamaad, jurviljaajad, no mõned suvemõised ka, näiteks Kotsepuu suvemõis. No muidugi siin elasid enamasti vaesed rahvad. Seal Kadriorus ja Tadri tänava kandis kerkisid tol ajal juba uhkesed hooned, aga siin polnud nii palju jõudu, et ehitada.
seegi maja põles siin viimati märtsi pommitamise ajal 1944. Tõesti. Kogu see Kotsupu tänava piirkond sai kõvasti pihta. Olin siis siin kohaliku tuletõrje komando ülem. Majad olid leikides. Kuumus tõusis. Vaatasime, et põleb kogu see piirkond jälle maani maha. Õnneks on meri lähedal. Organiseerisime pikkade voolikutega otse merest vett siia, et masinapaaki täita. Kassime maja katuseid ja seinu, et natukenegi jahutada. Kõva rahmimine käis. Aga taasus näe ära. Enamik maju puha alles ja anti veel audiplom ja lindkaarinda. Väga tubli. Muide, tuletõrjumine on siinsamast ikka ajast aega au sees olnud. Enam-vähem igas peres kuulus isa või onu või poeg vabatahtlike pritsumeeste riidadesse. Siit samast mööda vana Kalamaja tänavat mere poole oli suur Lagri tänava nurga peal Kalamaja tuletõrjekuur. Vot see oli väärt seltskond kogu linnas. Näiteks 1959. võideti üle linna võistlustel teine koht ja puha. Kui kuskil tuuli lahti, oldi ikka esimeste seas platsis. Aga praegu, mis sõda siit üle on käinud? Ja, need seinad sellest samast 1944. aasta põlengust saadi tahmased. Need tulid välja nüüd, kui Tallinna Linnamuuseum hakkas siia koos kohaliku rahvaga Kalamaja kogukonna muuseumi tegema. Mu poeg koos oma kamraadidega on neile kõvasti materjalid ja lugusid jaganud. Olen kuulnud, et sina, Toomas, pidid ka sealt äremärkimist leidma. Ohoo, see on küll tore üllatus. See juba, et nad Raekoja tuulelippu minu järgi nimetasid, teeb südame soojaks. Aga et ka kodukandis mind meeles peetakse, see... Mis sa hing oskad veel paremat tahta? Õnn ja õitseng olgu sinuga kodulinn Tallinn ja mu armas Kalamaja. Vaata aga, sealt tuleb ju pargi asutaja Peeter Suur. Tervist. Tervist, vana sõber. Imeilus koht, Kadrioru park. Jaa, ma mäletan, kui ma esimest korda Tallinnasse sattusin, hakkas see kena väike kohakene mulle kohe meeldima. Tänane pargiala oli 300 aastat tagasi vähe kasutatud, osaliselt soine ja kasutati karjamaana. Aga vaata, selle all on minu pisike majakene. Kas ta pole kena? Väga kena. Ma ei suutnud uskuda oma silmi, kui 1806. aastal sai minu majast siin Peeter Esimese nimeline majamuuseum. Ja see on siiamaani Tallinna vanim muuseum. Ma ostsin selle väikemõisa Lasnamäe nõlvakul kaupmehe ja raehärra Herman von Drentelni perekonnalt. Maksis tol ajal 1400 rubla. Omanik väitis, et see oli ehitatud 17. sajandi keskpaigal. Ega sa üle ei maksnud? See oli tolle aja kohta üsna ümmargune summa. No, võib-olla tsipakene. Aga nüüd maksavad eramud siin kandis palju rohkem. Õigel ajal sai ostetud. Aga kõige rohkem meeldis mulle selle koha juures see, et siit ülevalt sai Läänemerel sõitvaid Rootsi sõjalaevu jälgida. Neid puid polnud. Vaade oli avar ja meri oli ka lähemal. Aga mis sind Revalisse tõi? Põhjasõda. Mul oli sellest peaosa täita. Sadamate ehitustööd tuli üle vaadata. Laevastik. Mu arm. Mõned suurehitised on osaliselt ka tänaseni säilinud. Kas sa oma esimest visiiti mäletad?
see oli detsember. 1711. aasta detsember. Siis korraldati suur pidulik vastuvõtt ja tööasju oli palju. Tutvusin siis kindlustuste ja sadama ümberehitamise võimalustega. Ja siis see läkski. Mõned aastad hiljem lõpetati sadama läänekülg, kaitsva muuli, tsitadelli ja patarei ja 2 majaka ehitamisega. Tänu sellele muutus Tallinn üheks tugevamini kindlustatud sadamaks Balti merel. Oja. Ei tea, kuhu mu Katariinake jäi. Läks vist oma aeda. Tead, Toomas, kui ma merel käin ja seal käin ma ausalt öeldes päris tihti, veedab Katariina aega oma aias. Ja siis on ka minu süda rahul. Peeter, aga mis meie kliimas üldse kasvada saab? Kapsad! Igat sorti kapsad. Ja kapsasupp on mu lemmik. Teinekord teata ette, kui tuled. Lasen kapsasuppi keeta. Ja kurgid kasvavad ka. Ma jumaldan Katariina tehtud imemaitsvaid vähe soolatud kurke. Need viivad keele alla. Noh, maasikad, lilled kasvavad. Need on rohkem naiste maitsele. Katariinake on ikkagi mulle nii armas. Ma mäletan täpselt, kuidas 1718. aastal kutsusin kohale itaallasest arhitekt Nicola Michetti ning algas lossi ja pargiansambli ehitus. Sellest pidi saama suurriigile vääriline suveloss. Väikest maja hakkasin siis nimetama vanaks paleeks, aga kogu ansamblile panin Katariina auks nime Jekateriinentall. Toomas, kas sa suudad korrata minu järgi Jekateriinentall? Jekateriinentall. 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 Kuidas kõlab? Kõlab väga meloodiliselt, aga Eesti rahvas muutis selle endale suupärasemaks. Kadriorg. Ega sellel nimel ju ka midagi viga ei ole. Ja park on ikka sama ilus edasi. Jaa, sul on õigus. Selles pargis kohtuvad looduslik ilu ja ajalugu. Tead, Toomas, ma olen tänulik oma järglasele Aleksander Esimesele, kes otsustas selle maja päästa ja sellest majamuuseum teha. Kujutad ette, et selle maja interjöör on suuremas osas säilinud sellisena, nagu selle majamuuseumi avamisaastal 1806. Kõigile külastajatel on avatud söögituba, mantelkorstnaga köök, elutuba ja Katariina magamistuba selle sama baldahiinvoodiga. Kõlab ahvatlevalt, kuid ma pean edasi minema. Rõõm oli kohtuda sinuga siin Kadriorus sellel ilusal kevadisel päeval. Hüva päeva sulle, kallis sõber. Teine kord anna varasemalt teada. Saada mõni kirjatuvi ette, et ma teaksin, et sellised külalised on tulemas. Saan sulle kapsasuppi pakkuda ja loomulikult ka soolakurke. Mängime? Püüa! Opsti! Ja Opsti! saame sõpradeks. Ja, minu nimi on Toomas, vana Toomas. No mina olen Miia Milla. Tere, Miia Milla. Mis koht see sul siin on? See siin, see on lastemuuseum ja see on alati olnud lastepäralt. 1937, siis kui see maja alles siia ehitati, siis see oli osa sellest suurest Kadrioru noortepargist ja seda maja kutsuti lastepargi peahooneks ehk paviljoniks. Ja mõtle, suviti oli siin üle 500 lapse iga päev kohal. Ja alguses rivistati lapsed ilusti ritta. Ja. Siis toimus puhtuse kontroll. Kuidas see käis? Nii. Väga hästi. Ja siis jaotati lapsed ilusti vanuse järgi gruppidesse ja terve päeva vältel sai teha igasuguseid õpetlikke ja vahvaid tegevusi. Aga Toomas, kui vana siis sina oled? Mina olen üsna vana.
üsna vana, üsna vanadele sobib väga hästi kroketimäng või siis liivakastis ujumine. Liivakastis ujumine? Ma tegin nalja. Aga vanal ajal tõesti oli siin liivakastide asemel olid ujumisbasseinid ja lapsi õpetati seal ujuma. Aga mis sa arvad, mis kõige lemmikum tegevus oli? No mina arvan, et see võis olla jäätise söömine. Jaa, no ma arvan, et jäätist meeldib tänapäeval ka lastel süüa. Aga vanasti meeldis kõige rohkem, see oli kõige lõbusam tegevus. Suurest 2-meetrisest liumäest igasuguseid vigureid tehes alla sulpsti basseini laskumine. See oli lõbus. Ja see liumägi on meil tänaseni veel alles. Ja meil toas, seal õpetati pillimängu. Seal oli einelaud, kus lapsed said sooja toitu osta ja jäätis süüa ja verandal olid kabe ja malevõistlused. Aga mis me siin väljas ikka nii kaua juttu vestame? Lähme tuppa, vaatame, mis seal toas põnevat on. Lähme vaatame. Tule! Hästi. Vaata, Toomas, on ju nii rõõmsad värvid, et kuidagi paugu pealt läheb tuju heaks. Ja seda küll. Aga vanasti siin Miiamilla toas olid treenerite ruumid, siis oli väike raamatukogu, oli spordivahendite hoiupaik, aga selles kõige suuremas toas siin oli kallis kinoaparaat, ja millega korraldati õhtuti filmiõhtuid. See on küll tore. Aga sa ütled, et siin sai nii palju asju teha. Aga kas siis muuseumis tohib asjadega mängida? No vaata, meie muuseum on selline maruvahva muuseum, kus sa saad peaaegu kõikide asjadega ise mängida ja sahtlitesse piiluda. Nii? Ja iga ese ja tuba jutustab sulle sõprusest. No kogu see maja on sõprusest pungil. On ju tore? See on tõesti ilus. Aga pärast mängu, Toomas, pane asjad ilusasti tagasi oma kohale. Hästi. Aga lähme mängime. Lähme. Tule. Lähme. Tere, kas teie poes on kõike müügil? Meil on kõike. Šokolaadikomme, karamelli, halvad. Mida soovite? Mina soovin midagi, mis oleks Tallinnaga seotud. Näiteks need tangud seal. See on ju minu kodu. See on ju tuttav koht. Jaa. Oota, aga mul on veel midagi. Mis te sealt leiate? Kas äkki üks tuljaku šokolaad? Tuljaku šokolaad, suurepärane. Aga Tallinna kilud maitsevad? Tallinna kilud maitsevad väga hästi šokolaadi ja tangude vahele. Nii, Tallinna kilud. Tallinna kilud, Need on väga head soolased. See teeb kokku 500. 500 on hea. Nii. Aga kes see maksab? Teeme nii, et Raekoda maksab. Tallinna linna Raekoda maksab. Aitäh teile. Aga vana Toomas, Ja. tule veel meile mängima. Hästi. Aitäh sulle ja nägemist. Oi, kui ilus lipp. Oi, tere! Tere. Kas sa oled sealt ülevalt tornist, kes lippu hoiab? Ja, see sama mees. Väga hea. Siis sa oled kõige õigem mees ütlema. Kas meie lipp ikka paistab silma? Väga hästi paistab silma. Mind meelitas ta kohe siia. Tahtsin kohe teada, mis teil seal sees on. Siin on Tallinna Vene muuseum ja me väga tahame, et inimesed meid ikka üles leiaks.
meie muuseum ei olnud siin majas väga kaua veel olnud tegelikult ja see roosa fassaadiga maja oli ehitatud juba 15. sajandil. Aga 19. sajandi teisel poolel, kui maja omanikuks sai Helen von Notbeck, ehitati hoone ruumid ja välisfassaad ümber ja sellisena on ta ka tänini säilinud. Äkki lähme sisse, ma näitan? Minugi poolest. Lähme vaatame järgi. Paruni proua von Notbecki valduses oli tulevane muuseumimaja kuni 1939. aastani. Just temalt rentis 1903. aastal Hans Laikmaa teise korruse ruume. Sa ju tead teda? Ikka tean, ta oli ju kunstnik. Hans Laikmaa vuntse tean ma väga hästi. Just, ja nendest ruumidest saigi alguse kuulus Hans Laikmaa ateljeekool, kus ta õpetas kunsti eesti keeles oma 20 õpilasele. Samamoodi ka Tallinna Vene muuseumi lugu veel alles alguses. Meie muuseum keskendub vene kultuuripärandile Eestis. Räägime inimeste ja paikade lugusid minevikust, olevikust ja isegi tulevikust. Siis on teil päris palju tööd veel ees. Ma võin teile isegi mõned lood vesta. No lähme siis jalutame vanalinnas ja jutustame veidi. Võib-olla suudan ma siin isegi mõne asjaga üllatada. No, see võib sul väga raskeks osutuda, kuigi tee proovi. Sealt ülevalt on väga hästi kõike näha. Toomas, kui vana sa oled? No, piisavalt noor, et sinu kõrval sirge seljaga kõndida. No ütleme, et 500 ei ole veel täis. Oho, täitsa kobe näed välja. Aga kaupmehed saabusid Venemaalt siia isegi varem. See võis olla 11. või 12. sajandil. Tol ajal see ei olnud veel linn, vaid hooajaline asula. See on roheline turg, kus vene kaupmehed vanasti kauplesid. Siin? Aga miks mitte Raekoja platsil? See on olnud läbi aegade uhkeim turg. Uskumatu, sa tead kõike. Turg Raekoja platsil oli saksa kaupmeeste poolt hõivatud ning vene kaupmehed olid sunnitud valima tagasihoidlikumad kohad. Üks nendest kohtades oli siin. Müüdi kurke, sibulad, tilli ja isegi kala. Vahepeal ühinesid vene kaupmeestega ka eestlased. Vaata, siin on väike õigeusu kabel. See oli kohustuslik element igal vene turuplatsil. Mis tänav see on? Pidi ju olema Kloostri tänav. Toomas, sa pole tõesti ammu linnas jalutanud. See tänav kannab Vene tänava nime. Kas sa ei mäleta, et pärast 16. sajandil toimunud reformatsiooni klooster suleti? Ja juba ammusel ajal tegutsesid sellel tänaval Venemaalt tulnud kaupmehed. Ja seepärast jäigi tänavale pärast kloostri likvideerimist Vene tänava nimi. Ning 15. sajandil viidi siia üle ka õigeusu Nikolai kirik. Peab ikka tihedamini linnas käima, muidu ei olegi asjadega kursis. No kohad on küll samad, aga nimed muutuvad. Näiteks Vabaduse väljak oli vanasti Heinaturg ja vahepeal ka Peetri plats või Kadriorgu kutsuti Katarinentaaliks. Kulla tütarlaps, sa ikkagi suutsid mind oma juttudega veenda. Ja tuleb välja, et ma ei olegi nii vana, nagu kõik need lood. Hoia lipu kõrgel. Teiega olge terved. Nüüd on mu süda rahul. Elu linnas on huvitav. Palju toredaid kohti sai näha, inimestega vestelda. Tulge teie ka teinekord oma tööpostilt alla. Käige vanalinnas, nautige pargirohelust ja käige muuseumides. Olge terved!